Tallinna perekonnaseisuamet töötab suvekuudel täistuuridel. Praegusel perioodil väljastatakse arhiivist tõendeid nendele noortele, kes lähevad teise riiki õppima. Meil on rahvusvahelised tõendid, mida nad peavad kaasa võtma siis, kui nad teise riiki lähevad. Ja me näeme siin igapäevaselt neid kooliõpilasi, kes meid külastavad ja kes oma dokumente, olgu siis sünnidokument või rahvastikuregistri väljavõtte, neid kõiki soovivad. Mitte ainult abiellumine pole põhjus, miks nime muudetakse. Kevadest kasvas hüppeliselt ka nende inimeste arv, kes soovisid muudel põhjustel omal uut ees- või perekonnanime või ka mõlemat. Nime muutmine paneb meid üllatama, et inimesed soovivad oma nime muuta. Kuna nime muutmine oli võimalik ka e-teenusena, avalduse kirjutamine ja toimingu teostamine, siis koroonaviiruse ajal laekus neid avaldusi ikka uskumatult palju. Ja see kestab tänaseni. Vaid hetke emotsioonist lähtudes nimemuutust ei teostata. Selle soovi peab oskama kenasti ära põhjendada. Kõiki nime muutmise avaldusi ei rahuldata muuseas, teil peab ikkagi olema mõju põhjus, miks seda tehakse. See nimi peab olema nimeseadusest tulenevalt ikkagi õigesti valitud. Nii et jah, on igasuguseid ja on inimesi, kes on tundnud ennast selle nimega halvasti. Ja neid põhjuseid on tõesti palju, kui neid lugeda, siis jah, need on nimeks pandavad. Nime muutes tasub teada, et inimese sünniaktis jääb tema esialgne nimi ikka muutumatuks. Alaealistel saab nime vahetada ainult vanemate nõusolekul. Koroonakriis raskendas ka õnnepalee töökorraldust. Erinevate teenuste kasutajaid oli palju, on siiani ja kõige suuremaks väljakutseks ongi kujunenud inimeste hajutamine. Kui inimene tuleb lapse sündi registreerima, ta saab oma elukoha samas registreerida, ta saab abieluavalduse kohe anda, kui ta soovib, ta saab arhiivist võtta tõendi, kui ta soovib, et üks ametnik on võimeline kõik seda korraldama. Meie toimingud on ju niimoodi, et on 2 inimest korraga. 2 inimest esitavad abielu lahutusavaldust, 2 inimest esitavad abieluavaldust, 2 inimest vormistavad abielu ja 2 inimest vormistavad lahutust, need 5 toimingut ja 10 inimest. Ka praegu teostatakse õnnepalees toiminguid hajutatud laudade taga foajees, kus abiks käib ametnik. Kõik toimub privaatselt ja klientide hinnangul väga meeldivalt.